Tere taas Euroopa Parlamendist Brüsselist, mul on rõõm kõiki tervitada. Kevad on kätte jõudnud, ilmad on soojad, ka Eestis on väga suvine ilm. Nagu ma olen pilte näinud, see teeb ainult meele rõõmsaks. Meele rõõmsaks muidugi ei tee siin Euroopa Parlament, mis on üks suur asutus, kus töötab ligi 8000 inimest ja kellest paljudest pole mitte mingisugust tolku meile kõigile, aga siin ta eksisteerib. Ja üritan siis mina vähemalt teha oma tööd parimal moel, et õigustada nende ligi 23 000 inimese otsust toetada mind valimistel ja seetõttu teeme jälle nädala kokkuvõtte, et anda teile tagasisidet, mis on siin toimunud viimaste päevade jooksul. On küll kolmapäeva pärastlõuna, siin on nädal lõppemas, sest homme ja ülehomme on Belgias riigipühad. Need riigipühasid on siin väga palju, nagu ikka ühele sotsialistlikule riigile kohaselt on mõeldud välja väga palju põhjuseid, miks teha riigipühasid, et oleks vaba päev. Ja Belgias ongi neid väga-väga tihti, nii et homme ja ülehomme on see riigipüha, seetõttu parlamendis ei toimu mitte midagi ja seetõttu täna õhtul lendan ma tagasi koju. Aga nende mõne päeva jooksul on toimunud siin nii mõndagi olulist. Näiteks esmaspäeval olin ma pool päeva väliskomisjoni istungil. Seal oli 2 eraldi istungit, kus teemaks olid Venemaa küsimused. Seal ühes teemas oli siis nii-öelda läbi veebi külaliseks kutsutud Mihhail Hodorkovski, kes andis ülevaate nagu olukorrast Venemaal ja üleüldse nii-öelda Venemaa poliitikast Euroopa suunas. See oli väga huvitav kuulamine selline, kuidas nii-öelda seisukohad on erinevad ka poliitgruppide vahel, kuidas Hodorkovski, kunagine oligarh, kes suples miljardites dollarites, on muutunud suureks võimukriitikuks. Mis need tegelikult põhjused on, seda ei tea mina, ei tea, ma arvan, ka teie keegi. Aga eks ta alguses kentsakas muidugi tundub, et kui inimene alguses teenis seda sama võimu, sest et see oli talle kasulik ja täna ta nii-öelda on väga kriitiline, siis alati tuleb võtta nii-öelda väikse reservatsiooniga, et kas kõik see info, mida tema räägib, on muidugi kuld. Samal ajal tuleb muidugi nentida, et Venemaa tegevus Euroopa suunas on olnud väga agressiivne ja väga jõuline ja pigem on Euroopa ise süüdi selles, et ei saada hakkama, sest et Euroopa on eelistanud elada nii-öelda vana inimesele kohaselt mugavat elu, et vältida igasuguseid konflikte, hoida üleval oma sotsiaalsüsteemi, maksta häid pensione, võtta vastu migrante, poputada neid igas nurgas. Samal ajal kaitsevõimekus on lastud põhja. Saksamaal Bundeswehri sõdurid peavad harjutama laskmist siis harjavartega. Täiesti normaalne. Ja see näitabki seda, et Euroopa ise on süüdi, et ta nõrk ja abitu on. Ja siin tuleb teha põhimõtteline poliitiline suunamuutus ja arvestada, et maailm on kole kuri koht, kus kõik riigid võitlevad oma koha ees siin päikese all. Nii teeb ka seda Hiina, teeb seda Venemaa, teeb seda USA, peab tegema ka Eesti. See on nagu paratamatu ja mida kiiremini me sellest aru saame, seda väiksemate kahjudega ehk pääseme nendest võimalikest tulevastest konfliktidest. Tegin ka ise väikese sõnavõtu järgmises väliskomisjoni istungipunktis, kus oli siis kutsutud nii-öelda ekspertidena rääkima väga pikaaegne USA diplomaat Fried, F-R-I-E-D, Fried, eesnimi oli vist Daniel Fried, kes siis rääkis nii-öelda justkui USA, Euroopa Liidu vahelisest koostööst, tulevikust, suhetes Venemaaga, oma seal nii-öelda lühikeses ettekandes korduvalt üritas kiita kuidagi Joe Bideni tegutsemist Venemaa suunal, mis minu jaoks oli natukene kummaline kuulda, sest et Joe Biden oli siis USA asepresident, kui president oli Barack Obama, kui Venemaa alustas sõda Ukrainas ja annekteeris Krimmi. Ja siis Joe Bideni administratsioon koos Barack Obamaga ei teinud suurt midagi, et seda konflikti ja sõda vältida või peatada. Seetõttu olla nüüd väga optimistlik Joe Bideni tegutsemise osas on ilmselgelt üle pushitud, sest et Joe Biden ei suuda mitte midagi teha. Kahjuks tõenäoliselt. Ja oma sõnavõtus ma ka siis mainisin ära, et siiski Donald Trump oli see, kes kehtestas sanktsioonid firmadele, kes aitavad ehitada Nord Stream 2, mis on väga selgelt poliitiliselt ohtlik projekt, kus põhimõtteliselt Saksamaa ja Venemaa on teinud diili, minnes ümber nurga kõikidest teistest Euroopa riikides, öeldes põhiliselt Eestile näiteks, et me kõik peame tegema rohepöörde, võitlema kliima soojenemise vastu, me peame panema kinni põlevkivitööstusesse, see on väga kahjulik, võtma üle rohelise energia, hakkama rohkem energiat importima, läbi selle tõstma energia maksuvust
lõpptarbijale, tavalisele Eesti inimesele, kes peab maksma kodusooja kinni palju kallimalt, sest see on roheline energia. Me peame panema suuremasse sõltuvusse teistest riikidest, sest et rahvuslikku rikkust me enam kasutada ei tohi, sest Saksamaa ütleb seda. Aga Saksamaa võib teha täiesti vabalt diile Venemaaga ja öelda, et siin pole mitte midagi tegemist poliitikaga, see on puhtalt majanduslik koostöö. Vabandust, me saame kõik aru, et see oleks nagu puhta loll olema, kui arvata, et energiakoostöö läbi gaasitrassi ei ole poliitiline, muidugi on poliitiline. Ja seetõttu ma siis oma selles sõnavõtus mainisin ka ära, et Donald Trump oli see, kes kehtestas sanktsioonid firmade vastu, kes ehitavad seda gaasitrassi ja see oli väga valus hoop ja kohe pidurdas selle projekti valmimist. Kas Joe Biden jätkab seda? Sellele ta vastata ei osanud minu küsimusele. Teine kõneleja, kes oli ka selles teemas nii-öelda eksperdina kutsutud, on Venemaa endine aseminister energeetika valdkonnas. Aseminister oli aastatel 2001-2002 ehk ligi 20 aastat tagasi, Vladimir Milov. Tema nii-öelda vastates minu küsimusele ütles samuti väga selgelt, et loomulikult tegemist on poliitilise projektiga, mis ilmselgelt suurendab Venemaa mõjusfääri Euroopas energeetika valdkonnas ja ilmselgelt, et mida kiiremini Euroopast aru saab, seda parem on. Aga Euroopa ei taha aru saada, sest see on Saksamaa projekt. Keegi Saksamaal ei julge midagi öelda, sest Saksamaa on suur ja võimas justkui. Ja nii ta lähebki. Ja muidugi meie siin Eestis oleme ka oma murumütsidega ja põlvikutega nagu ikka tublid kadakasakslased, kes ei julge mitte midagi öelda, et äkki muidu suur Saks pahandab Berliinis või Euroopa Komisjonis Ursula von der Leyen pahandab selle peale, kui me hakkame midagi kobisema ja laseme täiesti vabalt, eks ole, ehitada gaasitrassi otse Läänemere alla, mis annab igasuguse õiguse Venemaa relvajõududele kaitsta gaasitrassi sõjaväeliste alustega. Täiesti legitiimne. Ja vähemalt ma tõstsin selle teema uuesti ülesse sellel komisjoni istungil, et seda rõhutada. See küsimus on olemas ka sotsiaalmeedias ja YouTube'is üles laetuna juba. Eile laadisin selle ülesse, nii et kes pole veel näinud, kindlasti vaadake. See on ka mu kodulehel jaakmadisson.ee. Üldse külastage minu kodulehte väga palju, sealt tuleb pidevalt informatsiooni Euroopa Parlamendist. YouTube'is pidavalt olema selline võimalus nagu vist subscribe eesti keeles midagi, et justkui jälgi. Et ma soovitan kindlasti ka seda YouTube'i kanalit siis pidevalt jälgida, et sinna ma laen pidevalt üles kõiki need sõnavõtte ja kõnesid, mis siin Euroopa Parlamendis tehtud saab. Eile oli siis ettevalmistused ka järgmise nädala plenaaristungiteks. Järgmine nädal toimuvad meil siis üldkogu üldistungid, kus on hääletused ja debatid. Meil oli poliitgrupi koosolek õhtul, kus võtsime läbi siis järgmise nädala päevakava. Üks huvitav punkt, mis on tulemas teisipäeva hommikul debatiks on olukord Itaalias. Kes on meediat jälginud, siis Itaaliasse on tõusnud järsult sisseränne illegaalsete migrantidega ja nüüd Itaalia tegi siis justkui nii-öelda üleskutse aidata neid paremini ümber jagada Euroopa Liidus, et nüüd on vaja solidaarsust näidata Itaalia vastu, et on tõusnud meeletult sisseränne, nüüd peame kõik hakkama Itaaliat aitama. Siin ma ütleks itaalastele, et väga kahju küll, aga kui teil oli siseministriks Matteo Salvini, siis Matteo Salvini pani lihtsalt sadamat kinni. Ütles, et need alused, kus on tundmatud isikud, me ei tea, palju need laeva peal on ja laev ei ole Itaalia lipu all, ja lihtsalt ei või randuda Itaalia sadamasse ja pange, kus tahate need inimesed. Viige tagasi nii-öelda siis Lähis-Ida või Põhja-Aafrika rannikule, kus te nad üles korjasite ja ongi probleem lahendatud. Ja kohe oli sisseränne kukkumas Itaaliasse. Probleem kadus ära inimkaubitsemine, kõik need võrgustikud, kogu see business ja äri. Ja nüüd muidugi Itaalias on teistsugune valitsus, teistsugune siseminister, kes seda teha ei julge, nagu enamus Euroopa poliitikud ei julge mitte midagi teha, sest kõik kardavad oma koha pärast või kuidas meedia hakkab käituma, mida mõni ajakirjanik ütleb. Ja see ongi tagajärg. Ja nüüd siis karvitakse jälle solidaarsuses, peame aitama ja tuleb jälle see uus surve peale, et nüüd peame hakkama vastu võtma mingisuguseid tüüpe kuskilt Afrikast või Lähis-Idast, kellest me mitte midagi ei tea. Nii et tore tulevik Euroopale. Aga see on üks päevakorrapunkt ka siis Euroopa Parlamendi täiskogu istungil teisipäeva hommikul järgmine nädal. Ma üritan ka kõneaega saada selles debatis. Ma tean, et minu kõne küll kindlasti mingisugust suurt revolutsiooni või muudatust ei too Euroopa poliitikas, aga vähemalt ma siis üritan teha midagi, et öelda, et ma saaks öelda, et ma olen vähemalt mingigi panuse andnud. Aga loomulikult kõige suurem vastutus kogu selle poliitika eest on tavainimestel, nii sinul, kes sa seda videot praegu vaatad, sinu perekonnaliikmetel, sinu naabritel, kes käivad valimas ja nii kaua, kui on kriitiliselt suur mass inimesi, kes jätkuvalt valivad näiteks Reformierakonda või Keskerakonda või sotsialiste või mingit Eesti 200, siis saate seda, mida tellisite. Need inimesed, kes hääletavad nende jõudude poolt, kes põhimõtteliselt lömitavadki kohutavalt Euroopa Liidu ees, lömitavad Venemaa ees,
tahavad kärpida kaitsekulutusi, sest on mingisugune illusioon, et ega me ikka oma riiki kaitsta ei suudaks. Kes ei julge isegi laiali lüüa mingisugust 9. mai üritust pronkssõduri juures, kus ülistatakse okupante, mõrtsukaid, vägistajaid. Siis põhimõtteliselt, kui te valite selliseid poliitilisi jõude, kes on nõus migratsioonikvootidega, alandlikkusega, lömitamisega, rumalusega, siis saategi selle poliitika. Et see lõppkokkuvõttes on iga inimese enda vastutus Eestis, mis saab Eestist tulevikus. Usun, et aega lõpetada. Rääkisime ära, mis toimus väliskomisjonis Venemaa teemal, mis on tulemas järgmisel. Migratsiooni teema saab olema kõva debatt kindlasti nüüd järgmiste nädalate ja kuude jooksul, sest suveperioodil alati tõuseb sisseränne ja Euroopa ilmselgelt ei tahagi seda takistada, vaid tahab hakata lihtsalt ümber jagama. Seniks aga jälgige pidevalt, mis toimub maailmas, mis toimub Euroopas. Olge kriitilised valitsuse suhtes. Valitsus ei ole just intellektuaalide kõrgema taseme klubi kahjuks Eestis. Mina soovin teile kõigile ilusat saabuvat nädalalõppu, nautige ilma, nautige saabunud suve, nii kaua kui seda on. Ja kohtume järgmine nädal uuesti, et võtta kokku siis, mis toimus plenaaristungitel ja debattidel. Suur tänu teile ja püsige terved!